ise eluaeg olnud selline majatüüp inimene, ja eelnevalt elasime ka linnast väljas, mis oli niisugune looduskaunis kohake ja paikne, privaatsus omal kohal. Kuna see logistiline probleem oli seal lõpuks nii suur, et eks see laste majandamine lõpuks hakkas üle pea kasvama, et lastel lihtsalt ei olnud võimalik ise liikuda ühistranspordiga kooli, koolist koju, trenni ja nii edasi, et siis nende pikkade aastate jooksul kujunes minust välja üks suur taksojuht ja kuna tuli veel perelisa ka, et siis juba pani kõik asjad uude perspektiivi. Täitsa juhuslikult tuli lauale variant siia Uus-Meremaale vaadata ja ega ma alguses tegelikult suurt midagi nagu ei oodanud sellest, aga kui me siia koha peal jõudsime, siis midagi nagu hakkas muutuma minu sees. Mulle just see asukoht sümpatiseerib, et need ongi need tingimused, mis nüüd siis kokku langesid, et just see asukoha mõte selles suhtes, et mul ükski teine aken ei vaata minu aknasse ja et see loob omamoodi privaatsuse mulle. Mul on siin kõik võimalused uksest välja minnes olemas ja need on, ütleme, sellised üldplaanilised tingimused, mis nagu minu isiklikus plaanis on väga olulised, et ma saan minna uksest välja jooksma, rattaga sõitma ja tegelikult on mul kesklinn ainult 5 minuti kaugusel ja seda ka siis ilma autota minnes tegelikult. See logistiline majandamine, mis on nüüd kardinaalselt muutunud, ei puuduta ainult mind, et mina panin oma aega siin ja ressurssi, et sõita edasi-tagasi, vaid seal on ka teine palju olulisem aspekt on see, et lapsed saavad iseseisvalt tegelikult liikuda. Ja mis on nagu kõige suurem nagu põhjus või muutus selles on see, et varasemalt olin kella pealt kooli juures ja lapsed pidid valmis olema. Ehk siis see aeg, kui nad võib-olla oleks tahtnud peale kooli seal klassikaaslastega midagi teha ja natukene nii-öelda ringi hängida, et siis see ei olnud nagu võimalik, kuna et mul ei olnud võimalik hakata asju ümber mängima. Siis täna on see neil täiesti enda vaba voli, et saavad rahulikult kooli juures või ükskõik mingeid muid tegevusi ka teha ja siis iseseisvalt koju tulla. Ja siis tulevad need pisiasjad, eks ole, et majast korterisse tulla on nagu suur muutus just ruumi mõttes. Aga siin on hästi mõnusalt nagu ära lahendatud. Mulle väga meeldis, et siin on eraldi rattaruum, mis on küll üldkasutatav, aga see on ikkagi kinnine korralik, väga hea lahendusega ja mitte vähetähtis aspekt, et siin olemas eraldi rattapesuruum, et tegelikult sellised mõnes mõttes pisiasjad, aga päeva lõpuks väga suure tähendusega lahendused on siin tegelikult kõik olemas, et ma ei pea mitte millegi pärast pead valu. Siin elades selle lühikese aja jooksul mulle ikkagi kõige rohkem meeldib see, et ma tahan minna jooksma, siis ma astun uksest välja, lähen jooksen ja kuna veel väike beebi, siis on vaja vankerdama minna, et siis ma lihtsalt võtan vankri ja lähen uksest välja ja mul on mustmiljon suunda on võib-olla üle utreeritud mõte, aga saate mõttest aru küll, et ma saan igale poole minna, et mul ei ole ainult 1-2 valikut ja see ei muutu üksluiseks, et kogu linn on tegelikult mul siin peo peal. Ühest kodust teeb hingega kodu ikkagi need inimesed, kes siin elavad ja need ühised asjad, mis siin on, et ma arvan, et see on peamine tegelikult.